Tuu digi tolonen. Agnes ja unenägude võti. Haud. Hiljem mõtles Agnes, et kõik sai alguse sellel päeval, kui ta vana kalmistu leidis ja selle sepis väravast sisse astus. See juhtus 3 päeva pärast kolimist. Ainult 3 päeva. Kõik oli toimunud kohutavalt kiiresti. Kolimispäeva seis oli kiiresti üles lugedes niisugune. Ema ja tema ei tundnud Harmalas mitte kedagi. Uus kodu oli täis kolimiskastide hunnikuid. Ema tahtis otsekohe ridaelamu naabritega tutvust teha, sest inimene vajab karja. Naabritega saab tuttavaks nende ukse kella tiristades. Kõik naabrid ei ole aga kogu aeg kodus, sest neil võib ka muud elu olla. Need, kes siiski on kodus, võivad olla väga vanad koeraomanikud, kes ei jaksa enam oma koeraga väljas käia. Sellest härdunud ema võib lõpuks hüüatada. Aga armas aeg, otse loomulikult võib meie Agnes teie koeraga jalutamas käia. Ja sedaviisi võib vana naabrimees jõuda otsuseni, et palkab Agnese, 11 aastat vana, suve ajaks oma koera jalutama. Ja nii võib juhtuda. Agnesest oli saanud koera jalutaja, kuigi ta polnud elu sees koeraga kahekesi väljas käinud. Aga ega jalutamas käimine saa ju väga raske olla. Koer oli paistnud naabri esikus väike ja väga vana. Isegi tema koon oli üleni hall. Pealegi oleks koeraga jalutamisest mitut pidi kasu. Ka Agnes saaks värskes õhus liikuda. Tal oleks põhjust Harmalas ringi kõndida ning kõik teed ja rajad selgeks õppida. Kui tal veab, leiab ta ehk koolimajagi enne suvevaheaja lõppu üles. See oleks küll vältimatult vajalik, sest ema oli öelnud, et neil on kavas elada siin veidras väikeses külas terve talve, järgmise kevadeni välja. Siis mõtlevad nad edasi, mida teha tahavad. Agnes oli otsustanud, et jalutab Ossiga iga päev ise teed. Esimesel päeval kõndisid nad uue kodu ümbruses. Teisel päeval suundusid uurima Harmala pisikest keskust. 3. päeval valis Agnes väikese liivaraja, mis sukeldus otse nende maja taga metsa. Rada viis läbi kõrge kuusiku ja lõppes siis järsku vana samblase kivimüüriga. Müüris oli ilustustega raudvärav ja iidne silt. Kalmistu. Agnes rõõmustas. Tal olid surnuaiad alati meeldinud. Võimalus, et koeraga ei tohi surnuaeda minna, ei tulnud talle pähegi. Ta meelitas Ossi värava juurde ja seejärel väravast sisse. Agnes mõistis kohe, et see pole mingi tavaline surnuaed. Ta vaatas vaimustusega ringi. Koht oli ilmselgesti igivana. Tohutu suured kühmulise tüvega vahtrad ja tiheda võraga tammed sirutasid peaaegu taevani ja nende lehed heitsid maapinnale salapäraseid liikuvaid varje. Oli väga vaikne. Kuskil ei paistnud ühtegi inimest. Kitsad liivased teerajad jooksid risti-rästi läbi laia hästi hooldatud muruplatsi, kus seisid rivis samblasse kasvanud hauakivid. Agnesele tundus, nagu oleks ta koos Ossiga astunud teise aega. Või ehk pigem kuskile, kus aeg oli hoopis peatunud. Tule, Ossi, kõnnime natuke, ütles Agnes. Koer vantsis imelikult vastu tahtsi Agnese kannul, aga Agnes asus tähelepanelikult lugema hauakividesse graveeritud nimesid, vanu sünni- ja surmakuupäevi. Kes need inimesed olid olnud? Kuidas nad välja olid näinud? Mida oma eluajal teinud?
iga nime taga oli terve elu, täis üksikasju. See tundus uskumatu. Agnes märkas eemal küngast, mille ümber oli madal aed. Hauakivid aia sees olid väikesed ja mitte rivis nagu teistel haudadel, vaid poolkaares. Need seisid seal samblaga kaetult, justkui unustatuna. Ossi, lähme vaatame neid, ütles Agnes ja sikutas õrnalt rihmast. Nad läksid künka juurde ja astusid üle madala aia. Agnes kummardus hauakive uurima. Heikinen, lapsuke, oli kirjutatud esimesele kivile. Aaldo, pisitüdruk, seisis teisel. Need olid väikeste laste hauad, taipas Agnes hämmastusega. Nii väikeste, et kividel ei olnud isegi nimesid. Ta vaatas lapsukese sünni ja surma aega. Nende vahel oli ainult üks päev. Lapsuke oli elanud kõigest 1 päeva. Agnes vaatas järgmist hauakivi. Seal oli vaid 1 kuupäev. Mida see tähendas? Kas pisitüdruk ei olnud isegi 1 päeva elanud? Võib-olla oli ta sündinud surnult. Agnes oli kuulnud, et vahel võis nii juhtuda. See tundus hirmus. Ossi istus maha ja hakkas väsimusest lõõtsutama. Agnes kummardus 3. kivi juurde. Selle kirjad olid sambla kihi all peidus, aga kui seda küünega kraapida, tulid tähevaod vähehaaval nähtavale. Kullatis oli juba ammu ilma maha pudenenud. Agnes vedas sõrme mööda vagusid ja luges. Retha 1938. Retha. Kummaline nimi, mõtles ta ja kraapis edasi. Nimi kasvas tähthaaval pikemaks ja hakkas arusaadavaks muutuma. Margaretha, luges Agnes. Siin puhkas keegi kaua aega tagasi surnud väike Margaretha. Oli kurb, et keegi ei paistnud enam Margaretha haua eest hoolitsevat. Agnes kraapis edasi. Äkki tuli sammal ühe suure tükina lahti ja kukkus maha. Kiri oli nüüd tervenisti näha. Agnes ahmis õhku. Ta tundis, kuidas süda jättis löögi vahele ja ihukarvad tõusid püsti. Agnes Margaretha, luges ta vaikselt. Sündinud 2. augustil 1838. Surnud 3. augustil 1938. Puhka issanda rahus, laps.